kui sa satud olema ettevõtja või ärijuht või tiimijuht ja sul tundub, et on selline ületamatu probleem, siis see on just niisugune asi, mis on mul hästi meeltmööda lahendada. Ja praegu on suvi, praegu on aega mõtteid seada ja välja mõelda, mis on õige, mis on vale. ChatGPT-ga võib rääkida, hetk tagasi see läks maha, et seal on ka niisugused ajutised augud. Aga kui sul on ülesanne, mis käib sul küll üle jõua vale sõna, aga pakub sulle sellist nagu ebamugavat ärevust, et sa tegelikult ei tea, mis on õige, mis on vale, siis ma võin olla sulle selliseks partneriks. Ja mis me paremalt oleme teinud, ongi see, et niisugune tund-kaks meil kulub sisse elamiseks ja selle tulemuseks tegelikult sa saad selguse, kus sa täna oled, millised on su väljakutsed. Niisugune nagu sõnastuse koht just ja tihti sõnastavad kliendid ise, mitte mina. Mina lihtsalt ütlen, et see on õige koht ja see on õige koht ja pööra selle tähelepanu, sest tegelikult tarkus on sinus olemas juba. Aga mina välise pilguna võin vaadata välja nagu sellise suure pildi sees selle detaili ja see aitab sind. Teine, mis juhtub, on see, et sa saad paika endale tegevuste järjekorra. ChatGPT teeb mõnikord ülihead tööd. Aga mis mind on viimasel ajal just nagu eriti nagu ärritanud võib-olla õige sõna, on see, et tegelikult ei tea, mis on õige, mis on vale. Ja see järjekord on eduks ülikriitiline. Ja mõned juhud tähendab seda, et sul on mingid eeldused ja nüüd üks pea on ikkagi üks pea ja mitu pead. Et tegevuste järjekord määrab eduka tulemuse saavutamise. Ja kolmas kiht on siis tegelikult selline pulsi hoidmine või käe hoidmine on vale, sest et ega sa oled juba täna iseseisev. Saad väga hästi hakkama endaga. Aga selline, kus sul on keegi olemas, kes on sinu poolt alati, kes on proaktiivne, kes on skeptiline, kes tahab saada datat, tõendusmaterjali, et see kõik tegelikult ikkagi toimib. Selline sinu ärimentor on tegelikult selle nimi, jah. Aga ma kasutan tihti ka coachingu meetodeid, et see, et mina tean ja näen, ei tähenda, et ma ju tahan teha seda, mida sina tahad teha. Et ma ei tule sinult tööd ära võtma, aga ma tulen aitan sul suuski seada ja vaadata, mis on sinu seisukohast ja minu kogemusest ja teadmistest lähtuvalt. Võib-olla sulle üks lihtsamaid ja parimaid alternatiive. Ja kui sa küsid, mis see maksma läheb, siis raha muidugi, eks ole. Aga meie töö eesmärk on vaadata ruttu ära, et kus on raha ja otsida üles, kus on kiire raha, et minu see kas iganädalane või üle 2 nädala või korra kuus, et see kohtumine oleks sul mitte kulu, aga võimendus, ehk siis kiire raha ja teine asi on õige raha. Et me ka 2008-2009 tegime sellist põnevat protsessi läbi, kus meil oli iga kuu käive kukkus 30% ja me jäime ellu. Et see ei olnud lihtne, selleks tuli ikkagi tulla kastist välja ja vahest ongi see koht, et kus see kast on, millest ma välja pean minema. Aga see kast on su enda peas. Ja kui keegi teine annab sulle mingisuguse mõtte või mingi vaatenurga juurde, siis sa ei pea seda aksepteerima, aga sa võid. Ja kui sellest on sulle kasu, siis tuleb järgmine kuu juurde, eks ole. Ja kui siis kasu pole, või kui see kasu saab otsa, see on okei. Sest et ega minu väärtuspakkumine on pigem hästi kiired transformatiivsed muudatused, et see filigraansuse tagaajamine ja fine tuning, see ei ole enam minu teema. See on võib-olla kellegi teise pärusmaa ja see on okei. Ühesõnaga, ma olen su väljapakkumise teinud. Kui sa tahad siis kinni hakata, hakka. Valik on sinu.